Joo rahvas, siin Ralf, tere tulemast jällegi Vlogmassi vaatama, see on siis 11. episood vist. Jah, 11. Kindlasti smashiks like buttonit ja teeme ära eelmise korra shoutouti eelmisest videost, mis oli nii nice vlog, ma olen nii rahul sellega. Kindlasti, kui te olete uued, siis vaadake kõik need Vlogmassi episoodid läbi ja võib-olla viskate subscribe'i ka. Eelmisest videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar, shoutout sulle, ja kui sa soovid järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri see video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Kuna me eelmine kord proovisime ära 13 like'i, siis teeme seekord 14. Come on, lõpuks me läheme Mona Lisat vaatama. Te kujuta ette, mul on väiksest peale Mona Lisa crush on lihtsalt. Me võtame pannkooke, vaatame mingit saarekest. Te olete mõnel videol kommenteerinud. Kuidas see loogiline on, et video läks üles 2. detsembril, aga ma filmisin 28. novembril esimese, teise ja kolmanda videot. See on väga loogiline tegelikult, kui te mõtlete. Novembri lõpupäevadel filmisin mõned videod teile valmis. Ma tegin siukse ajakava endale, et millal neid videod uploadida ja ma lihtsalt tegin need videod ette ära. Need võileivad jäävad iga hommik väiksemaks. Sest meil on saia kogu aeg ainult vähem. Today I am drinking my Finnish water, aka Mihu. No nii, mul see eelmine vlog renderdab praegu nii rõve ikka Sony Vegasega editida, aga it's no problem for me, ma olen veteran, eks ole. Ma lõpetasin eelmise video cliffhangeriga ja ma arvan, et paljud teist tahavad teada. Jah, ma rikkusin oma ühed püksid ära. Ma ei olnud terve päeva vetsus käinud. Hitli lõi mind makku ja lihtsalt vedelik väljutas ennast. Tegelikult me reaalselt otsisime nii pikalt mingisugust WC-d. Ma küsisin ka mingitelt turvameestelt, kus WC on ja ma olin lihtsalt hullumas. Mu silmad nägid juba kollast ainult. Ja siis lõpuks ma pidin kuskile restorani minema. Maksma neile 50 senti, et ma saaksin nende WC-d kasutada. Ja siis elu oli lill. Wow. See on haige, kui suurelt siin kõik on. See on kinda ebareaalne. Igatahes me jõudsime lõpuks muuseumi. Obviously, kuni 25 aastased saavad Euroopas tasuta muuseumites käia. Me arvasime, et me jääme nii hiljaks, siin olid nii pikad rivid. Aga me saame suht kiiresti isegi sisse. Ja siin on nii suured maalingud nagu. Reaalselt mul on siuke tunne, et mu kodu on sama kõrge kui see maaling. See on ebareaalne, kui suured need on. Ebareaalne ja nii palju detaile. Nagu vaata, siin on need inimesed ja kõik see, kogu see skene siin täiesti haige. Me oleme väga elevil, et näha Mona Lisat. Just see on peamine asi, miks me tahtsime vaatama tulla. Sest et siin on igast neid skulptuure ja kõike seda ja erinevad kultuurid ja nii. Aga me tahame Mona Lisat näha, sest et see peaks olema see maaling. Me eile uurisime ka täiega mingi selle kohta ja nii. Vaata, kui kõrgel need on. Ja saad aru, kui suured need on. Ja see lagi ka. Haigelt palav on, näine. Mul on lihtsalt paks jope seljas. Iga maalingu peale. Wow, see on see tüüp ju. Me kõndisime eile mingi, ma ei tea kui kaua. Sa tahad öelda, et ma pean nii kaugele jõudma või? Oh my god, 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 oh my god. Fanboy mu sees praegu plahvatab. Me näeme see on nii kaugel. Kas me näeme täiesti sinna ette või? See on see ülisuur maal, mis see mingi... Ma ei mäleta, mis selle maali nimi on. Vaata, Logic tegi selle järgi oma selle Everybody albumi coveri. Ega me vist lähemale ei jõua, aga... Millest selline haip selle maali vastu? Mona Lisaga või? Lugesime ju, see on mingi see, et ta on esimene kõige realistlikum pilt ja tal mingi hambaid vist ei olnud või mis iganes. Bruh. Kinda crazy, joo. Ja see tüüp lihtsalt. Kinda crazy. I've seen it. I've seen it all. Man don't need no more. Oh my god. Ainult minuga. Ainult minuga. Oleme rahulikult siin Louvre muuseumis. Ja siis, ma ei tea, täiesti lambist lihtsalt Rasmus pull-upib. Täiesti haige, siin saab maksta selle eest, et sa saad kõrvaklapid ja Nintendo 3DS XL-i. See on see, kui sa pead customisima oma tegelast. Siuksed asjad on haigelt huvitavad. Aga kuidas peaks see keegi üldse ära mahtuma? See ei ole ju nagu õlgade laiuselt piisavalt lai. Siin on vaip, ise disainisin. Vaat kui suurelt siin on. Nagu ma ei tea, võrdluseks. Siin on mingi jalg. 37,5 suurus ja siin on terve see põrand. Mida helli, mis mõõb? Jõudsime reaalselt kõige ilusamasse kohta, mis siin on. See on nii avar ja kõik on ilusti nii-öelda värvidest kokku pandud. Ma arvan, et see oli lahtine osa, mis nii on pandud ajutiselt see püramiid. Täitsa võimalik, jah? Okei, mu peale just karjuti. Sivuple. Ja siis näidati mulle keskmist. Okei, tegelikult jah, ei olnud nii hull. Lihtsalt ma istusin illegaalses kohas, sest et ma elan seda tag life. Okei, ma tegin nalja. Aga me lähme vaatame praegu mingit osa veel ja siis me tõmbame minema, sest et nälg näpistab jõledesti. And we're bored.
esiteks, me jõudsime siia sillale, mis Ketli oli märgistanud enda kaardile. See on full puidust, ehk siis jõle kõhe tunne on. Sa näed reaalselt vett siin all ja ma kardan, et kaamera kukub vett. On ümberringi nagu näha, kõik üli ilus. Ja siis seal kohas on see saar, kuhu me lähme. No, nagu saareke. Ja ma ei tea, kas see on nüüd teine või kolmas, aga jumala haige. Meil ei ole siiamaani olnud eriti neid kokkupuuteid nende olukordadega, kus keegi tuleb hullult peale suruma, et mingi, et osta seda, proovi seda, mis iganes. Aga praegu jõudsime siia sillale. Tüüp tuli muga rääkima, ma just filmisin ja siis ma olin mingi, et no, filmisin edasi. Ja siis tüüp käis lihtsalt järgi ja tuli täiega pakkuma, et mingi käe paela. Ja siis me lihtsalt pidime talle mingi 1000 korda, et ma ei. Ja mulle juba korra tundus, et Ralf nagu annab järgi ja siis ma olin juba kõrval mingi, ei Ralf. Ei, ma ei oleks tahtnud, ma tean küll. Nendega ongi see, et nad on mingi, et sa ei pea raha andma, et nagu paneme sulle selle asja käe peale, on ja. Siis paneme käe peale, siis mingi, kas sul on mingit raha? Mida helli sa just tegid, Ketli võttis 3 pannkooki endale. Tegelikult ma võtsin endale singijuustu ja Nutellaga, siis Ketli võttis. Nutella banaani. Let's eat, mul on kõht actually nii ma tahan sult ampsu soolasest saada. Bruh. Ja enne seda, kui ma selle soolase sain, ma sain esimesena selle kätte. Ta tegi tuunikalaga kellelegi ja seda tuunikala läks haigelt selle panni peale, nii et pannad on söödud ja me oleme jõudnud põhimõtteliselt jõuluturule. Eilses vlogis, kui me käisime nii-öelda jõuluturul, siis tegelikult see oli mingi karneval. Siukene see enam-vähem välja näeb. Meil on Eestis low-key ilusam. Ketli just küsis, kuidas mulle mu pannakad meeldisid. Mulle meeldisid enda omad väga. Soolane ei olnud nii hea, ma võtsin ühe singijuustuga, teise Nutellaga oli passi. Ja see oli palju parem kui see, mis Ketli minu arust sõi. Ma võtsin ampsu sealt. Banaani ja Nutellaga ei ole nii hea. Aga see on vist esimene outro, mis me teeme kuskil õues. Siin ilusti kiriku juures. Homme on 3. advent ja naudime siin jõuluaega nagu näha. Jalad on lihtsalt nii väsinud. Me ei ole isegi täna nii palju jalutanud, aga eilsest on jalad nii valusad. Ma loodan, et te olete nautinud praegu seda vlogmassi teekonda. Subscribe'ige, likeige ning kommenteerige, et saada järgmist video shoutouti. Ja me lõpetame. Side lõpp. It's a 1, 2, 3. Man, I'll cut down your Christmas tree. Gonna take this flow out in the snow, back to Skid Row, fuck mistletoe. Pull up on Santa and Jack his sleigh. Him and his elves might pass away. Run 'em all over.